Nii, Kristi 12, sinu edukuse rahakood ja siin on siis sinu olulised numbrid. Alustame siit 3-st. Oota, kus mul see... Nii, siin on 3. Nii, 3 siis tähendab seda, et sa oled inimene, kes peab leidma tasakaalu oma peresüsteemis ja samamoodi ka siis karjäärisüsteemis. Sul on suur kalduvus kas jääda koduseks, kodupere naiseks, lastega ainult tegelema või siis kui sul lapsi ei ole, siis näiteks ainult koduseks. Või siis vastupidi, sa tegeled ainult tööga ja sul kodu on täiesti teisejärgiline. Et siin on see koht, kus sa pead kogu aeg leidma justkui tasakaalu. Üsna keeruline. Minul on endal ka 3 edukuse koodis ja ma tean perioodi, kus ma lihtsalt olin väga kodukana. Ja siis jällegi ühest äärmusest teise. Et siin võib sul ka täpselt samasugune olla. 9. Väga müstiline number. 9 on siis selline inimene, kes tahab kõike praktiliselt ise teha, hästi iseseisev, peab ennast kas kõige paremaks või siis on see, et sa lihtsalt ei usalda teisi, sa teed üldjuhul omast arust kiiremini asjad ära. Okei, see võib olla mõnes mõttes nagu kihvt, sa oled naine, eks ju, siis ma ütleksin, teises osas on see väga kehva, sellepärast et sa ei usalda teisi. Ja näiteks kui sa oled kooselus oma partneriga, siis sa peaksid õppima siin väga-väga lootma teiste inimeste peale, ehk siis andma partnerile tegema koduseid mehetöid, ütlen siis niimoodi, selle koha pealt millegi pärast. Ju siis sul on vaja seda kuulda. Number 9 tähendab ka seda, et sa justkui kogu aeg otsid ennast ja sa oled hästi esoteeriline, sa tihtipeale armastad olla iseendaga, ütleme, koos aega veeta, siis sul võib olla mitu rauda tules, sa võid ka õppida mingisuguseid asju, tihtipeale ühe jätad pooleni, võtad teise või siis tegevuste puhul ka, ühe võtad, teise jätad. Sa oled hästi abivalmis, juurde tullakse hästi tihti rääkima oma muredest ja sa võid aidata hästi palju teisi, selles suhtes hästi palju, sellepärast et number 9 on selline tüüp. Ja sa võid ennast jätta tihtipeale siis nagu teisejärguliseks. Siin number 9 annab ka sellist asja, sa oled inimene, kes toetab teisi rohkem kui see ennast ja ise käib mingi vana kampsuniga ringi näiteks ja võid olla ka näiteks koguja, kas siis mingid vanad räni või siis samas ka seda, et ostad mingisuguseid asju kokku. Number 7, see on samas ka sinu 3. number ehk siis viitab sinu ametitele. Siin sobib sulle ametite poolest online töö, liikumisega seotud töö, kas transpordiga või siis turismindus või siis spordiga seotud, kõik, mis on seotud liikumisega, väga oluline. Siis number 7 viitab sellele, et sa oled rohkem peas kui tegevustes. Mis siin võib olla, see on nii hea kui halb, on see, et sa võid mitut asja korraga teha. Hästi selline tegus inimene, kuid sinu miinuseks on see, et kui sa tahad kõik asju ise teha, 9 võib siin sulle veel kaasa anda seda tõuget, et tahad kõik asju ise teha, sa pead õppima delegeerima ja võtma ainult ühe asja, millega sa tegutsed. Siin on selline asi, et sa nagu teed mitut asja korraga, aga mitte ükski asi sul kuhugi poole nagu ei liigu. Sa ei vii neid asju nagu lõpuni, tihtipeale võid midagi nagu jätta lõpetamata. Ja teisalt ka see, et sa võid venitada püksikummi, ütleme, peas on sul tohutult palju projekte nagu, et võt teen seda, aga tegevusse lihtsalt ei lähe. Laiskus võib olla selle asja üks kõige suuremaid põhjuseid, järjepidevus puudub. Et siin on lihtsalt vaja võtta kätte ja hakata tegema. Täiesti lihtlabane selline soovitus. Nii, siin vist sai kõik öeldud. Minul on 7 hästi palju. Minu edukuse koodis on 7, 3, 7, 8, 7. Eks kujutad ette, kui palju mul on laiskust olnud, jah? Miks te mind enne pole näinud? Sellepärast, et ma olen kogu aeg peas olnud, kogu aeg olen unistanud, aga ei ole tegevusse läinud. Et siis sulle siis täpselt samasugune soovitus, hakka pihta. Number 1. Sellest ma rääkisin ka hästi palju, olen rääkinud, et see on inimene, kellel on suur võime midagi uut välja mõelda, midagi välja leiutada ja enda järgi inimesi vedada. Siin ma ütleksin sulle, Kristi 12 oli sinu kood minu meelest, jah, et Kristi on su eesnimi. Sinul on siin ka täiesti juhi omadused, 7 annab juhi omadust, pead õppima teistele inimeste delegeerima ja neid usaldama. 9 samamoodi. 9 kipub kogu aeg ise tegema, mis on tohutu suur viga. Ja siin on tasakaalu leidmine.
ja 1 on ka juhi omadused, konkreetselt 3 juhi omadust, see on 7, siis 7 on tööga seotud. 1 on see, et sa vead enda järgi inimesi ja pead tegema justkui läbi mingi oma leiutise neid edukaks ja usaldama inimesi, vedama enda järgi. Mis siin kõige suurem nõrkus on see, et sa ei taha üldse tähelepanu keskpunktis olla, sa tahad pigem olla väike hall hiirekene, kes ei näita ennast üldse välja. Number 3 on täpselt sama, see sikutab sind alla. Nii, jah, et ei taha juht olla, kuigi peaksid olema, sinu koht on laval, sind peab nägema, sa pead ennast näitama ja nii edasi. Ja mul on karvane tunne, et sa oled selline, kes pigem tahab peidus olla. Number 2, väga hea inimeste tundja, tundlad püsti, 3. silm lahti, seltskonnas ilma sõnadeta võid täiesti tajuda, kes on kes ja väga hea müügiinimene. Väga hea psühholoog, terapeut, inimeste mõistja, ka see 2 annab selle, et sinu juurde tullakse rääkima tihtipeale. Et super head omadused, väga palju erinevat numbrit, mis võibki sinu sees tekitada sellist segadust, et sa ei tea, kuhu minna, mida teha. Mina ütleksin siin, et hakka lihtsalt tegutsema ja ära ole niivõrd palju peas, kui lihtsalt hakka toimetama. Võta 1 siht, kuhu poole sa lähed. Sellepärast, et sinu puhul võib olla niimoodi, et sa oled mõelnud palju asju peas, aga juba keegi teeb seda, mida sa oled mõelnud. No, näiteks unistad, et sa hakkad mingit raamatut kirjutama mingil teemal, eks ju, ja juba keegi teeb. Või siis see, et sa mõtled, et sa kandideerid kuhugi töökohta ja juba see töökoht on lihtsalt ära võetud. Et nagu aitab küll, hakka toimetama. Võt. Aga aitäh sulle, Kristi 12 ja loodan, et sa said siin vastuseid. Tšauki, tšau!